Äsja päris üks mu lähedastest mu käest. Miks sa tahad Eestis olla? Olime arutanud pandeemia olukorda, tõusvaid kliimakriisi muresid ja pesu pesemist öösel, et börsihinnad rahakotist liiga suurt juppi ei hammustaks. See küsimus oli minu jaoks iseenesest mõistetav ja ma vastasin talle kokkuvõtvalt. Sest olenemata kõigest on mul lootust. Olen võtnud tõeks, et meie homne on meie endi teha. Selles homses mängime me kui Eesti rahvas kõige tähtsamat rolli. Meie teod, teadmised ja otsused panevad kokku terviku tulevasest. Vastavalt meie suhtumisele võib homne meile kallata kraesse külma vett või hoopis avada suurte võimaluste kuksi. Kuigi me kindlalt millegile loota ei saa, saame kindluse tagamiseks õigel viisil tegutseda ja mis kõige tähtsam, enda homsesse uskuda. Noortena mängime me ühiskonnas eriti olulist rolli. Meie katsumuste seemnetest on sirgunud nii mõnigi lill. Vilja on hakanud kandma meie püüdlused teadvustada teisi ja algatada arutelusid erinevate teemade asjus, nagu on teinud seda Rohelise kooli programm, kus mitmete koolide õpilased on saavutanud suuri edusamme enda kooli ja kogukonna roheliseks muutmisel. Kas seminaride korraldamise, taaskasutusoskute laiendamise või mõne muu tähtsa kampaania kujul. Me ei pruugi olla selle riigi algne vundament, mis pandi paika meie iseseisvumisaastatel elavate esivanemate poolt, kuid oleme selle riigi järgmised aastasajad ja kümned, kes otsustavad homse loojatena, kas tulevik on täis õnne või hoopis nukrust. Selleks, et me saaksime täita oma unistusi ja näha, millist värvi kannab meie homne horisont, kas seal puhub pärituul, on meil vaja teadmisi ja lootust. Nende teadmiste vastuvõtmiseks peavad meil olema tagatud võimalused ja meie endi huvi neist kinni haarata. Heaolu ja ebavõrdsuse uurija Juho Saari on nende teostes leidnud, et õnneliku ühiskonna liikmetel on omaseks positiivsed tulevikulootused, hea elukvaliteet, usk tegus avaliku võimu ja heaolu riigi võimalikkusse ning osalemine kodanikuühiskonnas. Ma usun, et see vastab tõele. Homse loojatena peavad meid iseloomustama samad sõnad, millega loodame iseloomustada enda homset. Sest teame, ei ole tarka ja õnnelikku riiki ilma tarkade ja õnnelike kodaniketa. Sama tarkust on õpetanud mulle nii madal kui kõrgpunktid minu elus, minu kaasõpilaste arutlused, minu koolijuhi sõnad kui ka Riigikogu toolis istumine. Õpetanud just seda, et olenemata kõigest, mis valesti läheb ja keeruline tundub, kindlustab tahe olla täisväärtuslik osa sellest homsest meile, et homne tuleb ja homne saab olema ilus. Ilus minu jaoks, ilus teiste jaoks, ilus Eesti jaoks. Mina usun meisse ja arvan, et meie sõnade võim on suurim siis, kui neid usume ka meie ise. Aitäh kuulamast!